Nii, jutud Jannega alustab. Tänaseks minu vestluskaaslaseks on noor naisterahvas ja ma tutvustas teda eriti selle poolest, et Eesti üldsus ja spordimaailm teab teda ja teab tema suurepäraseid saavutusi, aga miks mind köitis just Kelliga rääkima, on see, et kui ta käis meil koolis koolilastele rääkimas ja kui avatud ja kui hästi ta sellega hakkama sai ja igas vanuses noored kuulasid teda ja ta sai väga hästi nendega sellise suhtlusvormi ja vot see on see asi, mida nii mõnelgi vahest ka õpetajal on nagu asi, mida vajaks õppida. Nii et mul on väga hea meel. Tervist, Kelly! Tere! Ma tean, et väga palju selliseid spordis tulevaid raskusi on viimasel ajal sinu teele tulnud just nende vigastuste näol. Et ma tean, et sa oled ka sellest rääkinud, aga tegelikult tahaksin mina kui treener ikkagi ka küsida, et mis on see motivaator, mis sind ikkagi tegelikult aitab edasi viia sellest vigastusest ja mis eesmärgid sa endale sead või kuidas see protsess sinu jaoks käib? Ma arvan, et need asjad, mis mind motiveerivad, on nagu iga päev nagu väga erinevad. Et võib-olla mingi päev ongi, kui ma ennast vigastan, siis ma olen olnud motiveeritud, et ma teen nagu, olen motiveeritud sellest, et tagasi suusatama saada, nagu ära paraneda korralikult. Teinekord on võib-olla jälle mingid hoopis teistsugused motivaatorid. Näiteks, ma ei tea, mingi päev tuleb või äkki mul mäel on keegi mingi sõbranna või sõber, keda ma pole hullult ammu näinud, on, et see on nagu tore, kus temaga sõitma minna. Et see on siuke nagu kogu aeg nagu see vahetub, et siukest mingit kindlat nagu asju võib-olla otseselt ei ole ja seda võib-olla ka nagu eesmärkide näol, et üks päev mul on võib-olla üks eesmärk, teine päev mingi teine, et see kogu aeg niimoodi nagu muutub, et ma üritan ise nagu elada suhtmoodi nagu päev korraga, et vaata, mis ma täna teha meeldib ja selle järgi teen. Väga hea, aga ma küsiksin, et aga kust see tuleb? See on ju tegelikult oskus. See on tegelikult oskus, mis aitab sind oma rajale tagasi minna. Kas keegi on sind nagu teadlikult õpetanud või sa oled ikkagi selle ise korjanud, ise tundnud, mis sind, sa tõid neid häid näited, aga et kas keegi on sind suunanud või see on ikkagi sinu enda seest tulnud? See pigem on mu enda sees. Ma isegi pole vist nagu väga pidanud nagu selle peale nagu mõtlema, et mida ma peaksin tegema või kuidas ennast motiveerima, vaid see kuidagi on nagu hästi loomulikult tulnud või ühel hetkel sellist nagu kujunes selliseks nagu välja. Milline on siis Kelly praeguse hetke ideaalne päev, kui sa mõtleksid, et milline see oleks? Täna on ilus päiksepaisteline ilm, eks lumi on veel maas, kõik kindlasti arvavad, et Kelly tahaks minna mäele, on ju, aga tegelikult, mis Kelly ise tahaks oma ideaalsel päeval teha? Ma ei tea, ma tahaksin lihtsalt, et mul oleks tore, aga samas, et mul oleks ka mingeid võib-olla kohustusi, mida ma saaksin teha, pärast mida siis mul on endal hea enesetunne. Ja see ongi, et oleks võib-olla vaba aega, saaksingi tegeleda mingite asjadega, mis mulle meeldib. Kindlasti on trenn nagu päeva hea osa või pärast trenni olete kindlasti nagu hästi hea enesetunne ja siuke saab kasulikku enda jaoks ka teinud. Et mul siukseid mingid kindlad asju ei ole nagu ka, et kindlasti ma tahan kindlasti mu koeraga aega veeta, midagi lõbusat teha, on ju, midagi head äkki süüa. Et jah. Väga lahe, aga ma küsiks siia juurde kohe, et kui sa saaksid üks päev olla keegi teine, see ei pea olema üldsegi mitte sportlane, eks, aga proovida elada kellegi teise elu, et kelle elu see oleks? Ma ei tea isegi, seda küsimust küsitakse nii palju, aga ma kunagi ei oska öelda. Ma tõenäoliselt tahaksin olla loom üldse, mingi loom. Kuskil, ma ei tea, äkki elevant äkki või mingi siuke nagu loom, keda võib-olla me igapäevaselt niimoodi ei näe, ma tahaksin teada, milline siis selle looma nagu elu välja näeks. Kihvt, väga põnev. Nii, aga läheks sinna spordi juurde, et sa oled oma artiklites maininud, et päris palju on sinu sporditeel olnud ka sellist ülemõtlemist. Et mis sinu arvates on ülemõtlemine? Et kui minu käest seda küsida, siis minu arvates on ülemõtlemine selline, et kui tuleb pingeolukord, kui tuleb pingeline mäng, siis ma hakkan mõtlema seda mängu ette
ette ja et kuidas läheks ja kas mängijad on valmis ja kas nad õnnestuvad ikka või et, aga mis sinu jaoks on ülemõtlemine? No ma arvan põhimõtteliselt seesama asi või mingil määral, et kas või kui ma lähen mingit uut trikki tegema, võib-olla ma teinud, mida ma võib-olla kardan natukene, siis ma hakkangi nagu mõtlema, et selle peale, et aga mis siis juhtub, kui see mul ei tule välja, et siis on nagu need võimalused on ju. Ja kui näiteks niimoodi läheb, siis ma ei tea, olen vigastatud nii kaua, on ju, et nagu hakkad lihtsalt nagu mõtlema asjade peale, mis tõenäoliselt nagu ei juhtu või mis tegelikult ei ole nagu reaalsed ja samamoodi ka võib-olla mõnikord võistlusolukordades küll vähem, aga siiski seda mõnikord nagu tuleb ette, et mis siis ongi, et kui ma ei tea, ebaõnnestun, siis mida võib-olla teised inimesed minust arvavad või üldse nagu Eesti rahvas just, et ma ei suutnud, ma ei tea, head tulemust teha võistlustel, et siuksed nagu mingid eelarvamused ka tekivad. Okei, aga sa ütlesid, et hirmud trikkide ees, et sa praegu kirjeldasid seda, et kas see võtab ajaliselt palju aega, sest ma tean, et minul on olnud ka kogemusi, kui see ülemõtlemine on ka magamata ööks enne ja ka pärast sooritust võib-olla, eks, aga et kuidas sinul see on, et kas sa kirjeldasid seda protsessi ägedalt, aga kuidas see ajaliselt, ega see sult nagu liigset energiat ei võtta selle pärast või sa pead ikkagist kuidagi sellega tegelema, et see jääks ikkagist sinna ja sa teed oma asja ikka edasi? Ei, siuke nagu ülemõtlemine tuleb tavaliselt nagu vahetult enne mingit nagu sooritust, et ma küll võib-olla varasemalt nagu mõtlen selle peale, aga nagu ongi näiteks päev enne ma ei ürita hullult sellele keskenduda, et ma nüüd lähen seda trikki tegema, vaid nagu elangi hetkes ja siis homme, kui see aeg kätte on jõudnud, et siis ma nagu keskendun sellele rohkem, et õnneks see nagu liiga palju nagu energiat või aega mult nagu ära ei võta. Väga hea, sest see on üks väga hea omadus, aga nüüd on nende trikkide juurde, neid on päris hirmutav vaadata ja sa ise ütled ka, et kui sa hakkad neid uusi trikke tegema, et milline see hirm siis nagu on, või et kuidas tegelikult üldse käib, et kui ma ütlen, et see võiks olla, et sa kuidagi oma peas teed selle triki läbi, siis sa pead ju oma kehaga kuidagi seda tegema, et see keha oleks nagu valmis, ta teab, mida ta peab tegema, siis sa pead tegema seda suusavarastuses, siis sa pead tegema hooga, et kuidas see protsess tegelikult käib ja kuidas see hirm siis muutub selliseks, et nagu me oleme viimasel ajal läinud, sa võtad ennast kokku ja teed siukse asja ära, et vau, et kuidas sellest ägedast heast hirmust siis tuleb maailmatasemel sooritus? No tavaliselt siukeste uute trikkide õppimine algabki sellest, et kõigepealt sa tead, mis trikki sa teha tahad, sa vaatad, ma ei tea, mingeid videoid või oled näinud videoid, kuidas seda trikki tegema peab, sa nagu viid ennast sellega kurssi. Siis on näiteks see, et hakkad vaikselt batuudi peal katsetama, proovima, kuidas see läheb ja õnnestub, kuidas see käib. Siis järgmine samm tavaliselt ongi, et me käime seal Tallinnas, Spot of Tallinnas uisutamas, ehk siis saamegi rulluiskudega nii-öelda SRAM-i kasti hüpata, ehk mis on põhimõtteliselt nagu suht sarnane juba tegelikult sellele, mis ma suuskadega teen, sest et uisud on pisut kergemad. Ja siis siin on ka nagu pehme kukkuda, et kui midagi nagu valesti läheb ja järgmine samm võivad olla kas nagu vettehüpped suuskadega või siis on siuksed õhupadjad ehk nagu airbagid, et kuhu saad ka harjutada, et ta küll ta nagu on hästi nagu sarnane sellega, mis tegelikult nagu lume peal päris tingimused on, aga ta siiski on nagu pehmem, et kui sa sinna kukud, et siis pigem nagu väga haiget ei saa. Ja siis järgmine samm ongi juba nagu lumele see trikk viia. Et nagu see kindlasti see hirm sõltub ka hästi palju sellest, et kui enesekindel sa ise selle trikiga oled või kui selge see täpselt on, et mõnikord on see, et sa oled võib-olla seda trikki paar korda üldse oma elus kuskil batuudi peal proovinud, aga sa oled lume peal ja sul on niisugune tunne, et täna on see päev, kus ma lähen teen selle ära, et nagu vahet ei ole, et ma olen seda natuke proovinud, aga usun, et saan hakkama. Et siis sellisel juhul see hirm on kindlasti võib-olla pisut suurem kui siis, kui ma tean, et ma olen 1000 korda seda harjutanud ja lähen siis tegema. Et siis on nagu lihtsalt see, et see on rohkem nagu selge. Ehk siis see hetk, kui sa hakkad seal, nagu öeldakse, seal keskendult, ma olen vaadanud, sa võtad nagu mingisuguse aja. Et kas sa tahad meile jagada, et mis sa endale ütled või on oluline sulle, et treener sulle midagi ütleb või sa ikkagist need viimased hetked oma peas ütled iseendale. Et mina näiteks, kui ma oma näiteid toon, siis näiteks kui ma astusin Tallinna Ülikooli, siis me pidime ujuma õppima ja ma ei osanud ujuda ja ma tõesti, ma kartsin pead vette panna ja siis me pidime tegema seal kukerpalli. Mul oli nagu, mis mõttes, aga minul oli sel hetkel, kuna oli arvestus ja me pidin ära tegema, siis ma lihtsalt mõtlesin, et
mul on täitsa ükskõik, mis saab, ma pean selle ära tegema, tuleb, mis tuleb. Ja mul on siiamaani see hetk meeles ja ma ütlesin endale ja ma tegin selle ära, et kas sina ka endale ütled midagi või on sul, no sa ei pea meiega jagama, aga see oleks äge teada. No mul enamasti on lihtsalt see, et ma ei tea, kas enne võistlust või uue triki tegemist ma nagu üritan lihtsalt enda peas nagu läbi mõelda täpselt nagu need mingid väiksed asjad, mis on olulised, et ma ei tea, et mul hüppesse piisavalt palju hoogu oleks, on ja siis kuidas ma pean, mis kehaliigutust ma pean siis kikkeri peal tegema või siis see, et mis hetkel ma pean, ma ei tea, tugevamini kinni hoidma või tõmbama, et kõik sellised väiksed asjad. Ja siis tihtipeale mul on lihtsalt see ka, et ma küsin nagu treenerid üle, et võtan ikka nii palju hoogu ja oota, teen nagu mitte väga kiiresti, aga natuke aeglasemalt on ja või siuksed mingeid asju nagu ja siis tavaliselt vastus on alati, et jah, aga see on lihtsalt see, et ma saan nagu ise nagu oma mõtetele justkui nagu kinnitust või et nagu, et see on õige asi, mida ma teen ja see, kuidas ma mõtlen. Väga hea, sest treener ju näeb ju selle harjutamise ajal, et kuidas sa valmis oled ja mis sa peaksid tegema, et see. Aga see vist mingil määral tegelikult on siuke nagu julgustav ka lihtsalt, et kui ta nagu ütlebki, et ja, et sa peadki niimoodi tegema, siis mingi, et davai, ma tean, kuidas see käib, ma lähen teen nüüd ära. Et jah. Ma ütlen nüüd treeneri poole pealt, et me vahest ütleme ka just motiveerimiseks selliseid asju. Seda ma ka tean. ja siis tuleb, nagu öeldakse, siis tuleb ka ehe rõõm treeneril, kui see nagu reaalselt välja tuleb, sest natuke on ka endal nii, et no see peab tulema, et see on niisugune kahepoolne. Väga lahe. Aga hetkel oled sa siis valinud omale nüüd selle kahese karjääri asemel oled sa nüüd valimas omale seda ühest karjääri. Et meie oleme väga palju proovinud nüüd rääkida noortele just, eks minu spordiala on korvpall, eks sealt nii Audenteses õppides ja minnes siis sinna ülikooli, eks, et sul on selline ikkagist kahene karjäär, eks, et sa valid omale hariduse ja tegeled ikkagist profispordiga, aga kuna sina oled juba nii kaua selle profispordiga, selle kahese karjääriga tegelenud, et sa oled nüüd rõhutanud, et sa tahad valida selle ühese karjääri. Et mis on siis see sinu jaoks, et sa hetkel tunned, et see ühene karjäär on sinu jaoks parim? No isegi ma arvan, kui ma praegu sporti teeks, siis tõenäoliselt enne ülikooli minemist ma ikkagi võtaksin ühe vaheaasta. Ma lihtsalt tunnen, et ma tahan nagu enda jaoks rohkem asju avastada, mida ma täpselt õppida tahan. Ja lihtsalt võib-olla natukene sellest õppimisest ka nagu mingil määral puhata, et ma oleksin rohkem motiveeritud nagu õppima uuesti, kui ma siis ülikooli lähen. Aga minu jaoks ongi lihtsalt see, et kuna ma terve elu, kui ma olen sporti teinud, ma olen samal ka õppinud ja ma nagu saan aru, et see on nagu raske. Et kui nagu põhikoolis oli nagu veel lihtsam see, et kui pärast, ma ei tea, trenni võtsidki oma õpiku välja või töövihiku tegid seal pool tundi, lahendasid mingi matemaatika ülesandeid tehtud, siis nüüd nagu võtab see 1,5 tundi aega see süvenemine kõik, et see nagu on mahud on lihtsalt suuremad ja ka ma kujutan ette, et ega ülikoolis ka need mahud just nagu väiksed ei ole. Et siis ma tahan ka tunda lihtsalt nagu seda, et ongi, et ma tegelen ainult ühe asjaga ja saan nagu ainult ühele asjale nagu hästi keskenduda, et mitte ma ei tee siis nagu mitut asja. Plus samamoodi on ka olümpiatulekul, et siis just nagu sellepärast ka, et olekski fookuses ainult nagu ühel asjal. See on äge, sest mina tunnen või elades sulle kaasas, ma tunnen, et see on just see hetk, kus nüüd on kõik need vigastused ja sa oled saanud, nagu öeldakse, sest see on ju kohustus tegelikult. Meil kõigil on ju läbida põhikool, siis on keskkool, see on meile nagu kõigepealt alustab lasteaiaga, need on meil niisugused ette kirjutatud asjad ja mina ka ei läinud kohe otse. Ma läksin, aga ma sain aru pärast teisel semestril, et ei, mul on vaja veel ikkagist tegeleda oma spordiga ja et ma ei tea täpselt veel ka, mida ma tahaksin õppida. Nii et, aga mulle tundub, et kuna sa sellise teadliku valiku oled teinud, siis et see tuleb äge karjäär, aga räägigi meile, mis nüüd siis nagu edasi saab, millal selle lume peale saad, sest meil on vaata palju lund, me oleme sellega harjunud, aga kuidas sinu hooaeg edasi läheb ja millal siis võistlema saab hakata ja kuidas sa oma vigastusest oled välja tulnud, sest olid head uudised, eks? Ja selles mõttes, et ma ikkagi nagu paar kuud väga suurel koormusel või suusatrenni teha ei tohi. Et ei oleks seda riski, et ma uuesti kukun või kuidagi oma põlve liialt põrutan. No tõenäoliselt nüüd esimene kord, kui ma saan uuesti lumele, on äkki aprilli lõpus. Et see on ka niimoodi mingi eksami vahel mingi väike periood, et vaatame, mis me sellega veel teeme ja nende eksamitega. Aga siis ongi, siis hakkab suvi, siis suvel on niikuinii siuke, et pigem on nagu keeruline kuskil käia.
et tavaliselt me oleme käinud suve alguses pärast jaanipäeva kuskil Prantsusmaal Alpides liustikul, et seal umbes tõenäoliselt 2-nädalane treeninglaager. Ja siis oleme käinud siis suve lõpus ja sügise alguses oleme umbes 2 kuud olnud Uus-Meremaal, ehk siis augusti keskel umbes lähme. Aga et eelmisel aastal me ei saanud minna tänu koroonale, et kuna nad on hästi nagu karmid oma piirangute koha pealt ja neil ongi riigipiirid kinni, et siis me ei tea, mis sel aastal nagu saama hakkab, et kas saab minna või mitte. Tõenäoliselt ei saa, pigem on keeruline, kui seal just mingit nagu võistlust ei toimu ja siis nagu erandkorras nagu saame. Ja siis ongi vastavalt tõenäoliselt sellele, kuidas mu võistluskalender ette näeb, et siis vastavalt sellele käin võistlustel ja vaatan vahepeal, kuidas ma saan mingi treeninglaagrit teha. Millal see võistluskalender hakkab? On teil juba mingid asjad? Ma tean, et selle koroona pärast on palju edasi lükatud, aga on sul midagi kindlat ka juba, mis sa oled ise otsustanud, et sa oled valmis minema nüüd? Tead, ma isegi ei ole kindel, kas praegu nagu järgmise hooaja see võistluskalender veel nagu väljas on. Aga tavaliselt, kui tihtipeale on esimene võistlusaati on Uus-Meremaal augusti lõpp, septembri algus. Okay. Aga ma ei teagi, kas see siis toimub või kas see tehakse või mis seal tehakse. Aga et siis tõenäoliselt on äkki pärast seda on alles novembris äkki võistlus või oktoobris. Mulle meeldib, et sul on ka selline segadus, sest meil on täpselt samamoodi. Iga päev, eks meil on selline kontaktne spordiala, eks iga päev võib tulla muutusid. Sa tead, et sul peab olema sellel ajal mäng, need mängud võivad edasi lükkada ja sa ei tea, millal tegelikult hooaeg lõppeb ja see kõik on selline, vajab hästi niisugust kiiret reageerimist ja mitte niisugust ülemõtlemist, aga no loodame, et ikkagist pannakse paika need ja et sa saad ikkagist minna siis täie rauaga võistlust tulla. Aga samasugune seis nagu ka sinul on meil, eks, aga nii, et hoiame pöialt siis, et saaksite ikkagist minna oma laagritesse ja olümpiahooaeg ikkagist tuleb käima. Aga nüüd ma küsiks sellist asja, et sul on hästi palju fänne, sul on hästi palju jälgijaid ja sa hästi suhtled nendega. Ja mulle väga meeldib, nagu ma alguses mainisin, see sinu avatus. Et kuidas sa oled selleni jõudnud, et sa oled selline avatud, sa räägid ja sinuga väga lihtne suhelda ja sa nagu julgelt räägid ka sellistest asjadest, mida võib-olla kõik ei tahagi rääkida. Et kuidas sa oled selleni jõudnud, et sinust selline lahe ja äge niisugune avatus on? See on hea küsimus. Ma ise ka ei tea. Tõenäoliselt ma olen nagu kujunenud kuidagi nagu selleks, kes ma olen. Et ma ei tea, võib-olla ongi lihtsalt see, et ma juba hästi väiksest peale olen pidanudki meediaga suhtlema ja niimoodi käima igal pool. Et see kindlasti on hästi suurt rolli selles mänginud, ma usun. Et plus tihtipeale võib-olla on ka nagu mingite asjade jagamine on ka see, et võib-olla ma näen, et ühiskonnas piisavalt ei räägita mingil teemal või midagi vaikitakse maha, et siis ma lihtsalt tunnengi, et aga miks nagu, me võime ju nagu ausad olla ausalt nagu asjadest selles mõttes rääkida. Et see on väiksest peale on olnud sul selline uudishimu või tegelikult oled sa saanud mingit õpetust, kuidas selle meediaga suhelda? Sest mina näiteks, minul sellist või nagu sellist mitte õpetust või mingi kogemus on nagu tuld, eks, ja elu on õpetanud ja mingid kogemusi andnud, aga tegelikult, et see vajab ka mingisugust õpetust või sul on kõik tulnud, nagu sa ütlesid, loomulikult? Ei, mind ei ole keegi otseselt nagu õpetanud. Eks kui ma väiksem olin, siis ikka oli võib-olla see, et vanem natuke suunas, et kuule, et sa vist siin intervjuus ütlesid seda, et võib-olla see pole kõige targem asi, mida öelda on ja et eks ma nagu oma vigadest võib-olla olen ka nagu mingil määral õppinud. Ja eks praegu ka, et kui mingid intervjuud on vaja anda või erinevad asjadega, et siis vahepeal ikka konsulteerin kellegiga, et mis oleks nagu hea vastus, mida öelda või mida mitte kindlasti öelda, et sükst asjad, aga jah, pigem nagu väga keegi õpetanud ei ole, et pigem nagu teen lihtsalt oma asja. Väga hea, sellepärast, et minu see juttude põhimõte on ka mitte esitada ette inimestele küsimustele, et tuleks võimalikult loomulikult, sellepärast, et kõik me inimesed ju peame
avalikult või midagi ütlema kuskil või tegutsema ja vahest on küll niisugune tunne, et tahaks neid sõnu tagasi võtta või õppida sellest, aga me kõik oleme sellised, mida loomulikumad me oleme, seda paremini see välja kukub ja sul kukub see viimasel ajal aina paremini välja. Nii et aga nüüd ma küsiks just, et kuna sa oled hästi aldis suhtleja, sul on hästi palju jälgijaid ja fänne, et millised on need fännid või milline on see fänn, kes sulle endale meeldib, mis on sinu jaoks nagu parim, kes nagu ei sega sind ja laseb sul olla võib-olla selline vaba ja äge sportlane, et oled sa mõelnud selle peale, et milline on üks äge fänn sinu jaoks, sinu fänn? Ma arvan, et üks äge fänn on niisugune, kes tekitab minus mingeid, ma ei tea, häid emotsioone sellega, et ma ei tea, siis ma kuidagi kaasa elab. Et ma arvan, et see ongi, ma arvan, niisugune kõige parem fänn, keda soovida nagu saab. Et ma ei tea, ma väga rohkem nagu konkreetsemalt ei oska midagi öelda, et milline ta olema peaks, aga lihtsalt, kes nagu elab kaasa ja vajadusel, ma ei tea, annab hoogu juurde lihtsalt oma sõnadega ja sellega, et lihtsalt, ma ei tea, avaldab arvamust või toetab. Ehk siis see kõik on ju kas siis sotsiaalmeedias või kuidas need fännid sinuga suhtlevad? No enamasti jah, sotsiaalmeedias, et Instagramis kõige rohkem. Et jah, aga no ka mõnikord, ma ei tea, võistlustel või treeningutel, kus mingid fännid mäe peal tulevad minu juurde ja ütlevad, et sa oled nii lahe ja et ma suudan nii hästi, et seda on nagu hästi tore kuulda ja see muidugi annab endale ka kohe palju rohkem niisugust jõudu ja jaksu juurde, et sa tead, et see, mida ma päriselt teen, et see nagu kellelegi teisele ka meeldib ja see motiveerib kedagi teist, et see nagu annab hästi hea tunde. Väga lahe, see on tõesti väga hea tunne. Aga tegelikult peaks, kuna sul neid fänne on nii palju, sul vist ikka mingisugune selline rutiin on ka, et sa ei saa ju olla ju sotsiaalmeedias ja telefonis kogu aeg. Kas sa oled endale kehtestanud mingisuguse päevarutiini ka selles osas või kõik tuleb ikkagist vastavalt, kuidas sa ise tunned, kuidas sa päeval neile vastad ja kuidas sa postitad ja teed, et kuidas see pool on, sest see on tegelikult üsna lihtsasti, et võimalus ennast unustada sinna, sest see on tore, meeldiv ja et see liigselt ei sega treenimist ja hetkel sul ka õppimist on ju. Et kas sa oled ise endale seadnud mingid piirid või saad ikkagist loomulikult sellega hakkama? No selles mõttes, et kui mul on nagu trenni aeg, siis ma pigem üritan nagu telefoni mitte väga keskenduda. Eks mõnikord võib-olla ikka on see, et kuna mul telefon on trennis kõige nagu kaasas igaks juhuks ja muusikat kuulan on ja et siis vahepeal näed küll, et keegi võib-olla kirjutas, siis tundub küll, et nii põnev kirjutaks kohe lahti teha, et siis ma mõnikord ikka nagu loen, aga enamasti üritan trennile keskenduda, kooliga samamoodi, et põhirõhk ikkagi läheb koolile. Ja siis mul nende piltide postitamisega oli ka nagu see, et ma vahepeal mõtlesingi, et tahaks kas nädalas 2 või 3 korda postitada, aga ikkagi tavaliselt ma nagu ei postita nii palju või kuidagi niisugust, et ma ei jõua võib-olla nii palju mingit pilte toota, mida sinna siis panna ja niisugune vahepeal unustan ära ka, et ma pidin pildi üles panema. Aga niisuguseid nagu väga mingeid karme reegleid ma endale nagu seadnud ei ole. Et mõnikord muidugi ongi see, et kui mul on ma ei tea, nädalavahetus on ja ma tean, et mul ei ole täna mitte midagi teha, siis võib-olla olengi mingi kella 3-ni alles voodis vedelen, vaatan oma mingeid seriaale või olen Instagramis, mida iganes. Aga mingi järgmine teine päev on jälle see, kus ma tean, et ma pean hommikul kell 9 juba kuskil olema, et siis niisugust nagu lebotamist ja nii-öelda sotsiaalmeedias nii palju olemist nagu ei ole, et sõltub ka sellest, mis mind päeval ees ootab. Nii tore oli kuulda, et sa ütlesid, et sa vahest unustad ka postitamata, et see on niisugune, meie noortel on see selline väga heas mõttes niisugune lause, et saab elada ka nii, et sa ei pea nagu iga päev postitama, et sa elad ikkagist ja naudid seda hetke nagu reaalselt ka. Aga sa ütlesid, sulle meeldib muusikat kuulata. Milline on see muusika, mis siis Kelly kõrvaklappides on? Jah, ma kuulan ka nii erinevat muusikat. Üks päev kuulan, ma ei tea, mingi Taylor Swifti, järgmisel päeval kedagi kolmandat nagu täiesti seinast seina. Et jah, nagu vastavalt sellele, et mis tuju mul parajasti on. Nii, aga hakkame siis otsi kokku tõmbama, et ma tahaks küsida, et veel selle fännide juurde, et kas
et sa oled iidol tegelikult nii paljudele noorteleks, et kas see kuidagi väsitab sind ka või see pigem meeldib sulle? Nagu sa oled maininud, et sulle meeldib rääkida asjadest, mida võib-olla mõned inimesed ei julge rääkida. Et kas see iidoliks olemine kuidagi väsitab ja segab sind ka või see pigem motiveerib sind ja innustab sind? Mul on see tegelikult, et ma nagu igapäevaselt ei mõtle selle peale, et ma olen, ma ei tea, nendele iidoliks on ja et ma nüüd nagu justkui nagu peaksin nagu, ma ei tea, mingil teemal sõna võtma või millestki rääkima või postitama või kuidagi selle jaoks, et lihtsalt neile eeskujuks olla. Et see pigem nagu, see lihtsalt nagu tuleb loomulikult kuidagi ja siis, kui ma räägingi sellest või teen midagi, siis nad ise vaatavad, kas see oli nendele eeskujuks või mitte. Et ma nagu nii väga nagu selles mõttes sellele nagu ei keskendu. Okay. Et ma teen ikkagi kõik asju nagu pigem nagu endale ja enda heaks. Me oleme käinud ühes koolis, eks. Sina käid praegu selles Tallinna Saksa gümnaasiumis, mina käisin 54. ja meil oli just raamatu esitluseks, et see oli tegelikult natuke üllatav. Kuidas sinu jaoks? Et minu jaoks oli see küll suur üllatus, kui mulle tuli e-mail, et meid on kutsutud raamatu esitlusele ja et ma olen seal raamatus. Minu jaoks oli see, ma arvan, suht sama suur üllatus, et ega ma ka ju nagu või ei näinud seda nii-öelda tulemus või siuke, et ikkagi, kui muga ühendust võeti, et tahetakse siin mingit artiklit ka minust sinna raamatusse teha, siis ma ikkagi, et päris äge on, et kool niimoodi oma nii-öelda sportlastest või inimestest siukse nagu raamatu teeb, et väga äge. Ja väga äge, et see oli mul ka alguses, et ma mõtlesin, et nad niisama, et on koroona aeg, et annavad mingisugused ülesandeid seal noortele, aga see lõppkokkuvõttes see tuli väga äge raamat ja olles seal ja vaadates tegelikult läbi selle kooli ajaloo, kui palju sportlasi ja erinevaid spordialadel ja päris tippsportlasi on meie koolist läbi käinud, et see on päris äge. Aga lõpetuseks ma küsiks siis, et mis on sinu selline eluväärtus, mis on sind aidanud? Ma tean, et need väärtused ajaga ja vanusega ja igasuguste kogemustega muutuvad, aga mis need hetkel on, mis on sind aidanud ja mida sa siis tegelikult julgeksid soovitada ka teistele hetkel? Ma arvan, et hetkel on minu jaoks nagu oluline see, et minu ümber oleks nagu lähedased inimesed, kes mind nii-öelda toetavad nii heas kui halvas ja on iga hetk nii-öelda minu jaoks olemas ning ka kindlasti nagu see, et ükskõik mis sa teed, sa pead seda nagu ise nautima ja tahtma teha, et kui keegi sunnib sind midagi tegema, siis see tulemus pole üldse seesama, kui sa teed seda ise enda jaoks, sa saad sellest ise nagu aru. Et jah. Ma veel lisaks siia juurde, et vaadates sinu sportlase karjääri, siis väljakutsed on sinu päralt ja just mida raskemad need väljakutsed on seal spordis, seda paremini sa nendega hakkama saad. Et ma veel küsiks siia juurde, et kas nendega hakkama saamiseks on ka ikkagist olnud vaja kellegi treeneri abi või see abi on tulnud väljaspoolt kuskilt mujalt, on see olnud perest, on see olnud väljaspool, aga sa oled nendega väga hästi hakkama saanud, et kas sellel on ka sul mõni nipp või see on ikkagist jälle, kuna sa oled alustanud nii varakult, siis see on ikkagi sinu enda kogemus? Ma pigem arvangi, et nagu väljakutsetega on ka nagu see, et nagu palju lihtsam on nendega asjadega kõikidega toime tulla, kui sa nagu ise usud endasse ja see on päriselt nagu see, mida sa nagu teha tahad või tunned, et see on nagu õige asi. Et see on lihtsalt minu puhul nagu, eks mulle ikkagi muidugi on pere toetanud ja ka treeneri abi ja igast nagu inimesed võib-olla nagu veel mu ümber on julgustanud mingites olukordades, aga lõpuks see kõik ikkagi tuleb nagu tagasi nagu nii-öelda minuni, et mina teen selle sammu ja et see peab minu seest tulema. Kas on mingisuguseid asju ka, mida sa oled spordist kaasa võtnud, mis aitavad sind elus ka?
no spordis on olnud üks väljakutsed, need rasked olukorrad, siis need samamoodi need rõõmsad olukorrad, need väga head, et aga mida sa tooksid välja just, mis on nagu spordis sul väga palju aidanud, mida sa oled nüüd ellu kaasa või et sa võtad nüüd kaasa, sest sa oled jah, nüüd nagu öeldakse, selle suure otsuse teinud ja hakkad nüüd tegema seda, mida sulle meeldib, aga on sul mingisugused asjad ka, mis on sport sulle andnud, et sa saad need kaasa võtta nüüd? No ma usun, et neid asju kindlasti on päris palju. Ma praegu ei oska midagi nagu välja tuua, et eks võib-olla nagu see, et ma märkaksin neid asju, selleks läheb ka nagu oma aeg, või et võib-olla üks hetk hiljem ma nagu saan sellest aru, kuid eks kindlasti sellel on nagu suur mõju olnud nagu minu tavaelu või nagu sealt on midagi kindlasti ka tavaelusse kaasa tulnud. Ja see paistab kaugele välja, nii et jätka samas vaimus. Ma ei taha sulle soovida palju väljakutseid, aga tänu nendele väljakutsetele tulevadki sinu parimad tugevused välja just hakkama saamises, just sellises enda parima soorituse tegemises. Nii et ma soovin sulle palju ägedaid väljakutseid ja go girl, näita neile seal olümpial meile, et mis kuus need Eesti tüdrukud tehtud on või mis sa ise arvad? Jah, tähendab, jõuame sinna olümpiale kõigepealt, siis vaatame, et eks muidugi nagu tahaks ikkagi nagu endast parim anda ja teha enda maksimumi, et jah, aga sport on sport, nii et. Sport on sport, aga ma küsin nüüd siia lõppu provotseeriv küsimusel, millal Kelly tuleb olümpiavõitja? Äkki siis, kui olümpia toimub, aga jõuame kõigepealt sinna, siis räägime sellest. Okei, aga head sinna jõudmist. Ma tean, et sa oled mentaalselt väga tugev ja sa jõuad sinna, nii et soovime ka kiiret taastumist ja elame sulle kaasa siis, nii et pane täiega. Olümpial nähtus. Ja, sulle ka. Aitäh. Ja täiega. Tšau. Tšau.